1940. aasta suvel Balti riigid teatavasti kaotasid oma iseseisvuse ja Nõukogude Liidu okupatsioonivõimud alustasid oma poliitikat, mis puudutas ka Balti riikides elanud juudi rahvastikku. Esimesed sammud, mis siis olid, oli Eestis Nõukogude võimud kaotasid juudi kultuuri autonoomia. Teine, mida tehti, oli suleti kõik kultuuriseltsid. Loomulikult nende hulgas ka juudi kultuuriseltsid, aga juudi kultuuriseltsid ei olnud ainsad, mis suleti. Kultuuriseltsid suleti eeskätt sellepärast, et Nõukogude võimud ei aktsepteerinud kodaniku algatust, vaid ainult riiklikult kontrollitud ja riiklikult korraldatud organisatsioonide tegevust ja seetõttu nende hulgas juutidel kadus ka võimalus oma kultuuriseltsidega edasi minna. Ja kolmas aspekt, mida Nõukogude okupatsiooni perioodil tuleb mainida, kõikides 3 Balti riikides tabas juutega küüditamine. Nii nagu Eestist küüditati seal suurusjärgus umbes 10 000 eestlast Nõukogude Liidu territooriumile, siis sellest 4500 juudist ka circa 10% ehk siis umbkaudu 430-450 juuti täpselt samuti küüditati Eestist Nõukogude Liitu. Ja Lätis ja Leedu kohta mul täpseid arve ei ole, kuid Läti ja Leedu suhtes oli täpselt seesama protsess iseloomulik. See küüditamine toetus Nõukogude argumentatsioonilt siis nii-öelda klassivõitluse positsioonile, et eeskätt saadeti riigist minema jõukamate klasside esindajad või nii-öelda siis ekspluataatorlike klasside esindajad, aga kui vaadata suhtarvu eestlaste ja juutide suhtes, kes küüditati Nõukogude Liitu, siis me näeme seda, et see suhtarv oli väga tugevalt nagu juutide kahjuks, et kui eestlastest, circa miljonist eestlasest küüditati 10 000 inimest, mis on siis umbes 1% eestlaskonnast ja kui me räägime juutidest 450 juudist 4500, see on ju 10%, siis kahtlemata juudi kogukond kannatas küüditamise läbi tegelikult palju tugevamini kui eestlased ja tegelikult ka teised rahvad. Sakslased kannatasid võib-olla selles mõttes paradoksaalselt kõige vähem, sest sakslasi küüditatudki. Sakslased Nõukogude Liidu ja Saksamaa vahelise lepingu tulemusena asusid Eestist ümber põhiliselt okupeeritud Poola territooriumile kolonisaatoriteks ja selles mõttes sakslastest Eestist küll Saksa elanikkond valdavas enamuses lahkus, aga see rahvastik jäi küüditamisest võib-olla kõige rohkem ka puutumata. Teatavasti 22. juunil 1941 tungis Saksamaa Nõukogude Liidule kallale, kuna Balti riigid olid Nõukogude Liidu kontrolli all juba aasta varem olnud, siis puudutas Nõukogude Liidu ründamine Saksamaa poolt ka otseselt Balti riike ja Balti riigid läksid võrdlemise kiirelt siis eeskätt alguses lausa mõne päevaga Leedu, seejärel mõne nädalaga Läti ja septembri jooksul ka siis Eesti Saksa okupatsiooni alla. Mida tõi Saksa okupatsioon kaasa? Kõigepealt, mida kindlasti tuleks rõhutada, et Eestis ja Lätis ja Leedus oli väga kõrge ootus, et sakslased taastavad nende riikide iseseisvuse. Seda loomulikult ei juhtunud ja kui võrrelda Balti riikide staatust mitmete teiste Saksamaa okupatsiooni all olevate aladega, siis me näeme seda, et Balti riikidel puudus isegi sellel tasemel iseseisvus või omavalitsus, mis oli enamikel Lääne-Euroopa riikidel. Et kui Luksemburgi iseseisvus kaotati, siis näiteks
madalmaad, Taani ja Vichy valitsuse alune Prantsusmaa ju vormiliselt see jäid iseseisvaks, kuigi tegelikult täitsa selge, et need riigid olid sakslaste kontrolli all, sisuliselt olid need riigid ikkagi Saksa okupatsiooni all. Aga selles mõttes staatus Balti riikides oli teistsugune ja Ida-Euroopas Saksamaa nagu ei kavandanudki nende riikide, siis Balti riikide antud juhul iseseisvuse taastamist. Teine küsimus, mis puudutab nüüd juba väga selgelt juudi kogukonda ja holokausti, siis viivitamatult peale seda, kui Saksa okupatsioon Balti riikides alustati ka juudi kogukonna tagakiusamist ja ka hävitamist. Et on toodud väiteid või näiteid ka selle kohta, et ka oma algatuslikult mõnel pool juute hakati arreteerima ja lasti ka mõnel pool maha, enne kui Saksa okupatsiooniüksused siia kohale jõudsid. No näiteks Eesti kohta Tartus on need faktid täiesti selgelt ka välja toodud. Kas seda nüüd saab vaadata päris holokaustiga ühes protsessis või käsitleda seda nii-öelda kohalike partisanide poolt võimu ülevõtmise käigus toimunud repressioonidena enne kui sakslased kohale jõudsid. Ma arvan, et see vajab põhjalikumat uurimust, aga kindlasti võib välja tuua seda, et kui sakslased jõudsid Balti riikidesse ja nende kätte sattusid juudid, siis massihävitamistega alustati kohe, et mingisugust viivitust siin antud juhul kindlasti välja tuua ei saa. Kui nüüd jälle vaadata, kuidas Balti riikides, kuidas need erinevused välja joonistuvad, siis väga palju oli sellest, kui palju Balti riikides elavad juudid jäid Saksa okupatsioonitsoonidesse ja kui palju said liikuma ka sellest, kuidas Saksa üksused Balti riikides liikusid. Nagu ma rõhutasin, Leedu vallutati praktiliselt mõne päevaga ja kui Leedus elas rohkem kui 200 000 juuti, siis on ka täitsa selge, et need Leedus olev väga arvukas juudi kogukond jäi Saksa okupatsiooni meelevalda. Lätis jõudis osa elanikkonda küll evakueeruda Nõukogude Liitu, aga täpselt samuti suurem osa Läti juutidest jäi sakslaste meelevalda. Eestis oli piisavalt aega Eestist lahkuda ja siin andmete järgi võib öelda, et umbes 75% Eestis elanud juutidest lahkusid Eesti alalt enne, kui Saksa okupatsiooni võimud siia jõudsid. Nii et kui me räägime arvudest, siis umbes 3000 Eesti juudil õnnestus Eesti alalt lahkuda, võib-olla natuke vähem kui 3000 ja kuskil umbes 900 või natuke rohkem kui 900 juudil paraku ei õnnestunud lahkuda, nad jäid siia ja valdavas enamuses ka see rahvastik Eestis hävitati.